Sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, boom, boom. Oleme taas teie ees uue Rae 10 küsimussaatega. Mina olen Helena ning tänases saates osalevad meil G1 klassi esindajad Johan ja Jesper ning G2 esindajad Tauro ja Henn. Mis te arvate, kes teist täna oma klassile võidu koju toob? Meie. Enesekindlad. Aga siis kiiret sissejuhatust ei tee, alustame mänguga. Esimene küsimus, mille kategooriaks on elektroonika. Meie küsime, mis elektroonikaseadmega on tegu? Vastad esimesena või teisena? Pane sa. Jaa, esimene. 2 punkti vihje. Üks varajane mudel kandis nime Pascaline. No pakkumise. Mingi Nokia nuputelefon. Jah. 1 punkti vihje. Seadet tuntakse ka kui taskuarvutit. Kalkulaator. Kalkulaator. Ja kalkulaator on õige vastus. Väga hea valgus. Võtame järgmine lihtsalt. Teine küsimus ja kategooriaks on kirjandus. Meie küsime, kes on see kirjanik? Teeme esimesena. 2 punkti vihje. Tema oks on mälestussambad Võrus ja Rakveres. Mille te kohe välistaksite? Või kelle? Anton Hansen. Ei, Rakvere, ta on just Järva sealt ju. Kaur Suur. Nagu tema, need on nagu Võrus ja Rakveres. Mati Tinkran, ta on välistada. Ma ei tea, see on kõik seda. Ma ei tea, Tammsaare. See oleks olnud Tallinnas ka, et Tamme Raksen. Vahel muud ei tule, ma... Tammsaare. 1 punkti vihje. Tänu temale on meil rahvuseepos Kalevipoeg. Kreutzwaldist on, jah. Ja Kreutzwald on õige vastus. Mängu seisab viigis. 3. küsimus kategooriast sarjategelased. Meie küsime, milline Eesti sarjategelane? Ei, esimesena. No. 2 punkti vihje. See tegelane on endine välisluure ohvitser. See on see reetur, see Alfred Vint või? Ma arvan, ma ei tea. Nime või... Tegelase nime oleks vaja. Siis Alfred Vint. Või mis vist oli? 1 punkti vihje. Ta jagab nime keskaja ühe mõjukaima valitsejaga. Napoleon. Mõelge Eesti sarjadele, mis on Eesti huvitavad sarjadele. nimed olnud. Ei vaata väga Eesti sarjale. Ei vaata. Te teate seda sarja kindlasti. Kätte maksu vaata. Ei tule midagi. Õige vastus on Karl Suur kättemaksukontorist. Nii et te olite väga lähedal. Okei. 4. küsimus, mille kategooriaks on loomad. Meie küsime, mis loom? Esimesena. 2 punkti vihje. Paljud arvavad, et linnud on aerunud just nendest loomadest. Okei. Kalad, Linnud. No mis näeb välja nagu lind, aga ei ole lind? Ma ei tea. Ma võib-olla tean. Ma ei ütle. Ei, siis läks. Dinosaurus. No ma ei tea, võid pakkuda. Mul pole küll mingi. Dinosaurus siis läheb lukku. 1 punkti vihje. Poest võib leida ka nende kujulisi kananagetsaid. Siis ongi dinosaurus. Pärs. Dinosaurus siis läheb lukku teil ka ja sest et see on õige vastus, super. 5. küsimus kategoorias toit. Meie küsime, millise maiusega on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. Just see jõulumaius on kooli kõrval asuva Coopi piimaletist tihti otsas. See on see piparu või jänksi kook. Võimalik, ma ei tea. Tähendab see jänksi kook piparu ja maitsega.
1 punkti vihje, selle pakendil paikneb jänes. no siis jah, ongi see. Õige vastus on jääksukohuka ehk siis see jõulukohuke. Mis on teie lemmik maius muidu? Maltiisrid. Kirjukoer. Kas te olete seda jõulukohukest ka proovinud? See on otsas kogu aeg. Ei ole. Oleme jõudnud küsimustega poole peale. Kuidas teil tunne on? Hirmus. Aga okei, on aeg küsida 6. küsimus, mille kategooriaks on artistid. Meie küsime, millise lauljaga on tegu? Esimene. 2 punkti vihje. Just tema korraldab igal aastal juubelikontserdi. Anne Veski. Kas on mingi... Anna Veski, jah. 1 punkti vihje. Ta on tuntud oma ikoonilise soengu poolest. No parem Anne, ma ei tea. Ja Anne Veski oli vastas. Väga hästi. 7. küsimus kategoorias transpordivahendid. Meie küsime, milline transpordivahend? Esimesena. 2 punkti vihje. Seda peetakse üheks valimaks ratasveokiks. Vanker. No panen vanker. 1 punkti vihje. Edasiliikumiseks rakendati ette hobused. Ongi vanker. Kaarik või vanker. See on ka vanker. Jah. Kaarik või vanker on siis mõlemad õige Väga vastused. 8. küsimuse kategooria on tehnika ning meie küsime, millise kujumasinaga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. Kodudes kutsutakse seda tihti hüüdnimega lammas. Park tolmune. 1 punkti vihje. Ta vajab regulaarselt laadimist. Robot-tolmuime. Jah, robotmurunitukk. Aga kas on kodus see? On. Robotmurunitukk. Ja robotniidab on õige vastus. Jõudu. Lõpp on lähedal ning tuleb küsida 9. küsimus kategooriast joogid. Meie küsime, mis karastusjoogiga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. Paljud täiskasvanud ütlevad selle kohta, et see on õige sidrunilimonaad. Äkki leiate ikka mingi parema vastuse? Ta on nii lähedal. Sidrunilimps. Ei ole, see ei ole mullidega. Ei tule mingit pakkumist või? Siis on Sprite. 1 punkti vihje, sellest on ka ploomimaitseline versioon. Kelluke. Ja kelluke on vastus. Sidrunika. Oleme jõudnud viimase küsimuse. Okei, nüüd me peame. Milleks on 10. küsimus kategooriast pordomeeskond. Meie küsime, milline kool te töötate? Esimesena. 2 punkti vihje. Tema salajaseks andeks on see, et peopesas tõmbab 100 kroonine ise rulli. Ei tule Liisa midagi. 1 punkti vihje. Ta soovis väiksena saada superkangelaseks ning ta õpetab meie koolis loodusainet. Keemia ei saa olla, füüsikaga ei saa olla. Mis on loodusained? Bioloogia, keemia, füüsika. Veel rohkem ei olegi või? Ma mõtlen, kus geograafia ka. Mõtleme need kõik õpetajad läbi. Liina. Pane midagi, ma ei tea. Geograafia õpetaja Liina. Ja Liina Piirsaar on õige vastus. Väga hästi. Tänase saate siis võitis meil G2 punktiseisuga 10-7. Väga tublid. Uue duelliga naastame juba järgmisel nädalal. Matid on kõrvutimas. Pilates, sa istud mulle väga tagant vaates, sütib leki.